Tere! Sõltub sellest, mis on sinu loovtöö, oled sa teinud kindlasti väga palju erinevaid jäädvustusi sellest, mida sa saad kasutada teksti ilmestamiseks enda loovtöös. Näiteks võib sul olla tehtud andmeanalüüsi, mille põhjal sa siis oled teinud kas siis sektordiagrammi, joondiagrammi. Sul on tehtud oma loovtöös erinevaid visandeid, mida sa võid fotodena esitada või oled sa siis midagi reaalselt pildistanud. Kõiki selliseid asju, mida ma siin praegust nii-öelda ringitan, nimetame me loovtöös joonisteks. Isegi kui see võib tunduda kummaline, ka fotod lähevad jooniste alla ja sa paned nad töösse ja lisad järjekorranumbrid neile, et joonis 1, joonis 2, joonis 3. Et kui üks kord on sul see diagramm ja teine kord on foto ja kolmas kord on mingi skeemi pilt, siis nad kõik ikkagi lähevad joonis 1, joonis 2, joonis 3. Sellest erinev numeratsioon käib tabelitele, nii et ainukene asi, mis läheb eraldi, on siis tabelid. Joonised ja tabelid. Nii, kuidas neid siis loovtöösse paigutada? Tavaliselt pannakse selline visuaalne materjal selle teksti lähedale, mille kohta ta käib. Näiteks mul on siin esimesena pandud tabel. Ma tõstan selle siit kõrvale. Ja mul on siin pandud tabel ja see lause, mille kohta ta käib siin täpsemalt, on mul siin kohe siin tabeli läheduses. Ja te näete, et ma olen tabelile pannud järjekorranumbri tabel 1 ja tabelitele pannakse pealkirjad, mis võtab kokku selle, mida selles tabelis on kajastatud. Siin on siis näiteks kirjas karude arvukus Eestis 2000–2023. Et siit on siis näha. Kui ma panen oma töösse veel tabeleid, siis järgmisele tabelile ma panen tabel 2 ja uue pealkirja, mis siis selle tabeli kohta käib. Nii et kõik tabelid on pealkirjastatud. Nüüd joonised, fotod, diagrammid, skeemid, mis siis kõik tulevad joonistena nimetada, nendele pannakse allkirjad. Siin on siis näha joonis 1, pruunkaru ja järgmisele ma olen pannud juba joonis 2, karu rajakaameras. Ehk siis kõik visuaalne materjal tuleb numereerida, tabelitele pealkirjad, joonistele allkirjad. Aga sellest üksinda veel ei piisa. Kui sa oled nii-öelda allkirjad või pealkirjad ära teinud, siis sa pead ka alati tekstis viitama sellele, et kuule, selle teksti kohta see käib, mine vaata nüüd seda visuaali ka. Ja ma näitan, kuidas siis seda teha. Siin on mul see lause, mis sinna tabeli kohta käib, et siin on siis karude arvukusest mulle räägitud ja siia ma panengi juurde sulgudesse. Vaata joonis, vaata tabel 1. Nüüd inimene teab, kui ta on siin maal, siis ta läheb, vaatab seda tabelit. Sama ma pean tegema fotodega, ehk siis tegelikult joonistega, et näiteks ma tahan anda inimesele aru, võib-olla keegi, kes ei ole kunagi karu näinud, et pruun karu, eks ole, ma panen siia, vaata, joonis 1. Nii, siit on tühik puudu, paneme siia tühiku. Nii, ja niimoodi ma pean kõik visuaalid, mis mul on, tabelid, erinevad joonised, ma pean tekstis viitama. Siin on mul järgmine joonis, panen näiteks siia, et siin on rajakaameratest juttu mul, siin on rajakaamera, ma tegin siia selle, vaata, joonis 2. Ja sellisel viisil olen ma kõik oma visuaali teksti sees viidanud. Kui sul ei ole teksti sees öeldud, et vaata seda joonist või vaata seda tabelit õige numbriga, siis ei tohi olla sul ühtegi visuaali. Et see on viga. Kui sa kasutad oma töös lisasid, siis sa pead ka tekstis kuskil kirjutama, et nüüd mine vaata seda lisa 1
mine vaata lisa 2, et sa teed samamoodi vormistad, et vaata lisa 1. Kui sul lisa ei ole tekstis kusagil vormistatud, siis tehniliselt sa seda lisa sinna töö taha lõppu lisada ei tohi.